Tervitused! 1. mai on käes ja on siis lõppenud haugipüügi keeluaeg ning võib taas haugi püüda. Ja olen tulnud siis mina täna ka väiksele jõele Ülemjooksule püüda siis haugi ja ikkagi eelistaks otsida ka ahvenat. Et täna ma lähengi peale 2 spinninguga. Et miks siis 2 spinningut? Et ma teengi niimoodi, et ühel on mul siis rakendatud nii-öelda siis lihtsalt on tross ja landilõks, et siia saangi tava Jigisi rakendada ja kiirelt panna ka näiteks Jig-Rig rakenduse, et see jääks siis nagu haugi ahvena jaoks. Ja see on mul siis pikkusega 1,9 meetrit ja testiga 3–15 grammi. Ja teine, siia ma rakendasin endale Texas Rig rakenduse, mis siis tähendab seda, et siin on mul nöör ja nöör on siis ühendatud fluorokarboniga otse sõlmega, et ei pannud siia pöörlat või mingit muud jama, et see ilusti libiseks siit ühesõnaga läbi rõngaste. Ja siis siin fluorokarboni ja nii peal liigub vabalt selline kuulikujuline tina. Ja siis on klaaspärl ja otse konksule, offset konksule siis seon selle, et siin ei ole ka ühtegi lõksu ega muud sellist. Kui tahangi vahetada, et vahetangi kiirelt uut sõlme tehes. Ja miks siis Texas Rig? Et just nimelt sellepärast, et ma püüan sellisel jõelõigul, kus on sellist risu nii palju, et tahaks püüki nautida, et tihti jäävad need landid sinna põhja ja takerduvad, et Texas Rig on üks selliseid rohu ja risu vabamaid variante, kus ta siis peaks ilusti igast rontidest ja risust ja rohust tulema läbi. Ja teine asi on see, et sellele rakendusele sobib väga hästi kasutada selliseid loomulikke peibutusid, mis meenutaks just ahvenale sellist tema loomulikku toidulauda, et antud juhul mul ongi siia pandud kiili vastse imitatsioon. Ja siis erinevaid variante veel pärast siin katsetama, et nii-öelda ahvenale just see rits siis. Siin on veel mul siis sellised vihmaussi imitatsioonid, mingid kaani meenutavad ja et just kevadisel ahvenal, et saaks nagu sellised aeglaselt mängitada ja oleks hästi loomulik, et sügisel võib-olla on jah lihtsam, võib selliseid kalakujulisi ja kus ahven on isukam. Ja see ritt on mul siis pikkusega 1,8, testiga 2–7 grammi. Et kajakis püüdmiseks ongi mul maksimaalselt 1,9 meetrine ja see teine on 1,8. Eelmine kord ma püüdsin oli 1,9 ja 2,10 sentimeetrit spinning, et ütleme niimoodi, et jäid juba natuke üksteist segama, et selline 1,9 on täiesti maksimum, mida ma ikkagi kajakis kasutaks. Ja siis kõrvale võtsin ühe veel siis jah, 1,8. Et tähtis on näha just, et kui püüki parasjagu ei tee ja siukses võsas ja kus palju puid ja oksi tuleb üle vee, et saab spinningu panna siis ilusti sinna pingi alla lükata. Tähtis, et see ots, et siin vööris on sellised ritva otsa kaitsmed, et saab lükata siia ja ei ole mingit muret ja probleemi nendega. Et üks on alati siis siin sees ja teisega siis ema-kummaga püüame. Ehk siis haug, ahven ja Texas Rig spetsialiseerunud pigem ahvenale, aga jah, katsuse seda haugile öelda. Aga eesmärk on just seda jah, kevadist ahvenat meelitada võtma. Aga lähme siis jõe peale ja ma arvan, et üsna palju kilomeetreid on ees, et vaatame, kas siis kala on täna näljane. Peened püügiriistad võivad ju olla, aga lähme siis vaatame, mis see reaalsus on.
teeme siis esimesed visked siin Texas riigiga. Kuigi siin on selline madalam lõik hetkel. Tugevam ja kruusasem põhi iseenesest ahvenale võiks ju sobida. Haugile ka, aga ei tea, kas ta veel on kala nii madalasse tulnud. Madalas ei toimunud midagi, aga kuna kohti on palju, mida tahaks proovida ja jätan ikkagi need madalad lõigud vahele. Sügavamad kohad ja siis metsa vahel, kus on rohkem selliseid kaldaaluseid kände, puid ja risu, kust tuleb palju puid vett, et seal nii, midagi vist võttis või? Kas on haug või? Tõesti või? Tuli ära. Ja oligi esimene võtt siit. Aga sõitis niimoodi pigem loiult, et see ei olnud ahven. Haug rabas seda Texas riigi mul siin praegu. See ei ole üldse hea praegu siin. Fluorokarbon on tal. Opa. Ma ütlesin, katsu sa selle haugile öelda seda. Ai. Võttis siin kiili vastset ja oligi enne see sama kala ilmselt taga, aga see on ju ilmselgelt heal juhul 45-6 sentimeetrit alamõõduline haug. Ei tea, palju ta seda fluorokarbonit siin nüüd kahjustas. Mine siis. Opa. Vot siis ahvenale mõeldud kiilivastne. Maitseb väga haugile, aga siis vaatame, peab siin kuskil suuremaid lante trossiga proovima. Rebis selle kiili siin pea tal ka lõhki. Paneme selle sama uue, aga ma ei julge seda siin küll loopida praegu. Ma tean, kus on rohkem ahvena auke, et ma siin ikkagi lähen selle trossi ja selle rakenduse peale siin. Panin praegu 10 sendise mootoriõli tooni tava, Tšiigi 10 sendise. Tšepuraskaga variant ja offset konks ja siis tross vahel. Ma selle Texas riigiga parem jah, kus ma tean, et ahven võib rohkem olla. Päike tõuseb kiiresti kõrgel ära. Ei jõua igal pool olla, kus tahad. Võib-olla siin hommiku pool ongi just magusamad võtuajad. Täna läheb see päev suht lihtsalt soojaks ka, et ma ei tea, mis ta siin keskpäeval teeb, aga ehk on ikkagi haugil nälge, toitub. Riskime siin selle Texas riigiga, et siin ma olen neid ahvenavõtte saanud rohkem. Küll sügisel, aga vaatame, mis siin maikuus võib juhtuda.
vaatame siis, kas sügisesed kohad töötavad. Jõudsin siis augu peale, kus on olnud nii haugi kui ahvenavõtte. Saadame siis kiili vastse põhja peale mängitama. Texasel oli vaikus, paneme nüüd siis selle tava džiigi siin. Kümne sentimeetrine oranž rohekas lutt siis. Jah, täiesti vaikne on. Panen nüüd siia nii-öelda ahvena augi spinning, mis mul on trossiga, seburaskaga. Panen siuksene nagu siuke uss sirpsaba. Lillakas, punakas. Aga ei, katsetada mulle meeldib. Enne ju ei tea midagi, aga noh, teinekord ju võiks seal katsetada, kus kala ka on. Nii, esimesed võtukohad mulle võttu ei andnud, välja arvatud see hommikune aug, et need kohad jäid vaikselt, mis mul sügisel on siin töötanud, aga hakkame jõudma siia metsa vahele, mis peaks olema Texas riigi pärusmaa. Lohistame siis seda kiili vastset mööda põhja ja mängitame temaga seal põhja lähedal. Konksuteravik peidan siia alati õrnalt luti selja peale sisse ära. Saab vaikselt üle rontide roigaste lohistada. Teha koht tavaliselt, kus ma mitmeid lante kinni jätan ja lihtsalt hulga aega raiskan ja ei ole isegi mingit püüginaudingut. Vähemalt saab protsessi nautida selle rohuvaba Texas riigiga ja lihtsalt siis väga ilus ilm tuleb. Teisel riidvala mul on ka, kasutan igaks juhuks ikkagi offseti. Nii. On kala. Ai, kurat, kas see on aug ju jälle. Ta sõidab ju kohe minema mu selle. Läks minema. Võttis kiili kenasti, aga pääses ära. Augi sõit jah, et ma pakun, et ega ei saanud niimoodi aru, mul oli sidur ka liiga pehme. Ju ta siuke 40 pluss pulk võis olla, aga ma panen ikkagi siin nüüd siis selle trossi variandiga ja kui see aug palju haiget ei saanud, et see võib ka uuesti tulla nüüd. Aga samas, et vesi on veel külm, et kas sellise aktiivsema džiigiga, noh, ei pruugi seda võttu täna nii hästi tulla, et see Texas riig ongi siuksele veel uimasele ja passiivsele kalale. Et ma ei hakkagi seda kiili siin enne lennutama, et selle suurema lutiga ja trossiga vaatame, kui võttu ei tule, et siis võib julgemalt proovida. Ja siis ole näha ka, et mida ta eelistab, isegi kui selle lipsu mul läbi ammustab. Leiame ikkagi kuskilt üles ka ahvena, mis on mul tegelikult selle Texas riigi eesmärk siis. Aug jäägu siis sellele spinningule. Panin selle Texas riigile veel väiksema siukse kaani meenutava
luti siis, et äkki siis aug jätab vahele, mida väiksem ta on. Aga jah, kordamööda ikkagi proovime siis läbi mõlemaga, et võimalused oleks siis saada ahven ja aug ikkagi. Vesi on nii maas, et vastu voolu ma lihtsalt liuglen. Et ei vaju tagasi. Nagu laseks alla voolu ennast. Noh, siin ei olegi selles mõistes jah õiget voolu, et vesi on nii maas ja vaikse vooluga lõik. Vaatame, kas leiame siis kala kohta ka. Praegu on proovitud ju meelitada nii ühe kui teise ja kolmanda lutiga ka. 3 võttu siis. Nii, opa. Kui suur on, kas on mõõdukala ja käis laks ära. Ai, pani minema siit. Aga võis olla nipin-nabin tavatšigile siis. Ta ei pääs seda konksugi siit väga valla. Ja täpne vise oli täpselt sinna kalda alla ja mõtlesin, kuidas ta nii kaua üldse otsas siples, tal oli konksu teravik oli õrnalt veel landi sees, ma vaatasin. Aga ma ei tea, proovime veel. Jah, ega siit rohkem järge ei tulnud. See sama ei võta ja paistab, et siin rohkem ei ole, aga ma korra proovin, mis see Texas riik siin teeb. Noh, siin on vastas kaldal sellist risu, et võiks juba siis mingi kala ju ka kätte saada. Texas riigile siit väike ahvena punnikene kevadine. Aga otsime suuremaid kalu. Võitis seda kaani imitatsiooni siis. See on nüüd see sügisene ahvenaauk ka, et siit tuligi see ahvenapunn, vaata, opa, nii. Ossa. Texas riik. Nii, aga jälle siuke. Läheb tagasi, ei ole see. Nii. On taga. See on siuke ilusam juba. Teen hetkel niimoodi, kui tuleb
järge, siis võtan neid rohkem kaasa, kui ei, ma jätan need siia sumpa praegu. Omal. Aga see kaan töötab, eks siin töötab muu ka, ma tahaks katsetada pärast siin suuremaid variante ka siis juba. Noh, suurema sõiduga. Oppa. Nii, mine siis sumpa praegu. Kahva tegelikult, milles ma teen kasutan sumpana nii-öelda siis. See, et ammustas ära sabakese. Siin on ju siis hea testida erinevaid. Paneme selle vihmaussi imitatsiooniga. Läheb käiku. Nii, rakendatud, vaatame siis, mida selline vihmauss teeb. Suurem ka, et toob äkki suurema kala ja kui ei tööta, siis prooviks näiteks kiilivastset sinne. Võib-olla teinekord ongi tõesti nüüd kevadel niimoodi, et tahab väga pisikest suutäit. Kui see nüüd ka siin vait jääb, peaks selle kaani, väikse kaanikese tagasi panema. Võtab, aga väike on. Ilmselt ta ei võta korralikult. Ei neela korralikult ära. Nii. No juudas, see oli juba tahtis päriselt ussi ära viia. Sellel on saba läinud kohe. Et seal pani üks keegi. Hoidis lihtsalt sabast kinni teda. Tuleb vist midagi pisemat panna tagasi. No nüüd ma sain veel ühe võttu sellele vihmausikesele, aga võtavad sealt saba poolt rohkem. Veel saba on alles, ma korra proovin, et pärast vahetan mingi muu vastu ära. Noh, mõttetu. Peab väiksema panema. Okei, saba veel on. Katsume veel. No, mis nüüd tuleb? No see on juba ilus. Opa. Oss. Oot, siukest järgi. Yes. Mine sumpa. No, saba veel ripub, et
Vaatame, kas saame veel sellega. No siin jäi praegu vaikseks, need vihmaussiga ei tulnud midagi. Aga katsetame, panin nüüd siis kiili vastse. Sellele kiilile ühe ettevaatliku võttu sain, aga ka edasi vaikuse ja proovin edasi selle väikse kaaniga. Kui see kevadine ahven on pirtsakas, siis tuleb ju pakkuda erinevaid variante. Noh, nüüd käis siduri kärinaga seal taga üks võtt. Nii. Ahvenakesed vette. Võtame siit poolt siis. Nii, opa, kuradi pekki raisk. Oi. Väänavad tagurpidi siin ainult neid. Tugevam augi võtt tundus olevat. No. Päike poolest taevas juba, ei tea, kas nüüd saame veel kala võtma. Võtsin siin Texas riigi väike ahvenapunn siin edasi järgmise käänaku peal. Augiga on natukene kehvasti. Aga noh, ma ei ole ju väga saanud loopida seda teist. Need võtud, mis on olnud, keeranud landi offset konksu peal teistpidi ja ei haagi ära lihtsalt. Proovime siis suurema landiga nüüd. Näeme ikka mõõduaugi ka täna või ei näe siis. Ühe landi olen suutnud jätta põhja ja teise puu otsa. Väga palju oksi ja risu, isegi offsetiga jäi. Et suured offset konksud takerduvad ikkagi kuskile noti taha ja siis keerab see lant ennast seal välja ja puu taga ta siis ongi. Nii. Normaalne ahven vähemalt siin Texasele vahepeal. Või mis, ta on nii normaalne, aga no ma ei tea, jätkan praegu selle Texas riigiga, kuna siin risu vahel on ikkagi sellega päris mugav. Tundub jah, et selle ahvenaga on hetkel produktiivsem ja 4 ahvenat ma olen siis endale nüüd kotti ära pannud. Ma jätkan siin, vaatan veel erinevaid lõike, et jätkan praegu Texas riigiga ja no muidugi annan augile ka veel võimaluse. Ma loodan mitte sellele rakendusele. Nii, ühel lutil käis siin korralik võtt. Aga võttis saba otsast ära, panin uue, vaatame, siis järelikult ta ei saanud konksu. Et äkki. Nii, oppa, kas näeme ära?
sõidab augi moodi. No, augi punn jah, võttis seda Texas riigi. Põmm. Seesama ta oligi siis põhine. Ja suurt kala ei ole hetkel. No mine, ops. Oppa, nii, kes see on? Kaugipunnid. Nii. Põmm. Järjekordne haugipunn ja suurt kala ei kuskil. Opa, võttis ära. Nii, see on õdukala. Oi, see on korralik, väga korralik haug. See on mõõdukas. Lõhub korralikult. Nii. Oi, see tegi kiirelt kahva. Hops. No jah, okei, tore. Noh, mis ta nüüd ulmeline on, aga peale nende punnide võttu on see ikkagi kala. Saba, kui ta nüüd sirgub, annab no alla 60, 57, ütleme niimoodi. Väikse mootoriõli silikooni peale siis Tšeburaska rakendus. Nii, tõmban siin nüüd otsad kokku ja lõpetan püügi ära ja panin kotti siis 4 ahvenat ja kohe peale haugipüügi keeldu esimesel päeval selle puhul üks haug ka siis tuli ära ning käis siis jah siin mõningad ahvenapunne veel otsas ja väikseid haugikesi ja võtukesi ikka oli ja ütleme, et siis sai ära katsetatud enda jaoks, et Texas riig ja peab ütlema päris asjalik rakendus just risus ja võsas püüdmiseks, et takerdusi ja selliseid on palju vähem kui näiteks mingi muu rakenduse puhul, isegi kui kasutada offset konksu, siis need Tšeburaskad ja muud tinad jäävad ja takerduvad sinna rontide taha ja võtavad teinekord seda sodi kaasa. Et ahvenale kevadel igati tundub meeldivat, aga näeb siis järgmisel kalaretkel.